Marko, sinul on juba kodulehekülg tehtud, videogi tehtud ja isegi loosung olemas. Ole ütle, mis su loosung on. Räägin palju, aga teen ka palju. Ja ma arvan, et täpselt nii ongi, et kui sa räägid, siis tuleb ka teha ja tuleb ka lõppkokkuvõttes kõik oma lubadused ära täita, mida lubad niimoodi, kas ettevaatlikult või päris julgelt. Aga küsida, miks siis kandideerid, et miks sissejuhatus oli ka selline, siis ma arvan, et eks elus on ju elatud ka palju, elukogemus on suur, teha tahtmine tegelikult on olemas, et üks asi, kui olete 32 aastat meedias töötanud spordis, sport ja poliitika, no käivad ka mingit otsapidi ühte jalga, öeldakse, et sport ja poliitika ei ole koos, on ju, aga ma olen spordis olnud ja samas ka jälginud kogu aeg seda poliitikat. Ma arvan, et nüüd sporditee on tehtud mingit otsapidi Eesti meedias siis, et nüüd vaataks, kuidas siis poliitikaga oleks. Marko, mis on siis esimesed asjad, mida sina tahaksid kohe, millega sa tahaksid käed külge panna ja muutma hakata? No vaata, eks palju lubatakse ja palju hakatakse nagu jagama kuidagi seda raha. Kõigepealt tuleks mõelda, kus seda raha nagu saada. Ma arvan, et kui 70% Eesti ekspordist annab tööstus, siis tööstus tuleb tegelikult meil ausalt öeldes selle tuleks rõhuda. See annab lisandväärtus, annab töökohti, annab riigile tulu, et see on koht, kus raha võtta. See on väga-väga tähtis. Et kõik jõukad ja mida siis praegune valitsus ei ole hakanud toetama üldse? Jõukad riigid on kõik suure tööstusega ja väga nii-öelda kõrgtehnoloogilise tööstusega. Ja siis, kui raha on leitud, raha on töödetud ja raha on saadud, siis ausalt öeldes loomulikult kus me ikkagi võtame inimesi ja kes meie inimesi õpetavad, on õpetajad. Päris selge. Et siin on küll Isamaa lubanud 125% rohkem alampalgast võrrelduna, aga tegelikult ma arvan, et võiks isegi panna täiega, et Eesti õpetajatele võiks olla isegi riigikogulase palk. Olgem ausad, sinu lapsed, minu lapsed, sinu lapsed, kõik õpivad koolis, nad tahavad saada head haridust ja koolis on täna õpetajate puudus. Ka mina olen täna õpetaja, koolitaja. Mul on Saue koolis õpetaja, kus sina kandis elad. Mina ka, kus jaa, täpselt nii. Mul on hea meel kuulda, et Keskerakonna lubadus meeldib sulle rohkem kui Isamaa lubadus. Aga nii ongi, et õpetaja on meie maa sool, kui sa ikkagi õpetajad ei saa kooli. Õpetajate puudus on, palk on väike, kõik jooksevad laiali, no siis mis toimub? Nii, Marko tahab riigikogulase palka õpetajale, jah?